Tere tulemast minu kanalile, minu nimi on Eret ja ma väga tänan, et te olete siin minuga, et te olete taas mind jälgimas siin YouTube'is. Nagu ma lubasin, siis ma teen oma 10-osalisest dokumentaalsarjast Mees ja maja väikse kokkuvõtte, kus ma räägin natuke telgitagustest, natukene sellest taustaloost. Kuskil 3 aastat tagasi ma tulin mõttele, et ma tahaks teha midagi ägedat ja ma tahaks teha midagi ägedat audiovisuaalses valdkonnas. Ma tahaks teha midagi ägedat dokumentalistikas. Kuna mul oli selja taga üsna selline väsitav ja üsna pingeline võtteperiood tabamat imest, et päris pikalt ma olen sellest välja tulnud, et ühel hetkel ma lihtsalt tunnetasin, et ma olen valmis tegema, aga ma olen valmis tegema midagi nagu sellist harjutuslikku või midagi nagu omal käel. Ja kuidagi selline eksperimentaalne mõttevälgatus minus nagu käis ja ma hakkasin siis nagu mõtlema, et kellest see võiks olla see mees ja maja, et kõigepealt, et kellest või millest, et millest need inimesed, kes seal kaamera ees on, kellest ma neid lugusid teen, millest nad siis rääkida võiksid. Ja kuna ma olen pikalt, mul on meeldinud pildistada erinevaid ruume ja ma olen suur siis ruumipoeetika fänn. Ruumid kui sellised, majad, igasugused erinevad ruumikogemused on mulle alati huvi pakkunud ja siis ma mõtlesingi, et miks mitte teha filmid majadest. Et selline üsna nagu zen mõte või selline jaapanlik mõte ehk siis nagu liikumatutest asjadest, aga siis kuidagi läbi sellise loo jutustamise me nagu siseneme sellesse uude aegruumi, mida siis tegelased meile läbi selle ruumi jutustamise nagu edastavad. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et sellel kõigel võiks olla ka veel mingi tasand ja see tasand avanes mulle kuidagi läbi kirjanduse, et ma olin sellel ajal, kui ma Mees ja maja filme nagu arendama hakkasin, just elasin koos ühe Eesti kirjanikuga ja kuidagi läbi tema siis nagu inspiratsiooni ja soovituste ja kuidagi sellise suunamise ma jõudsin kirjanikeni ja see oli just parajasti minu elu selline argipäev ja olme, et kodus oli väga palju raamatuid ja väga palju lugemist ja väga selline lai kirjanikest koosnev ringkond ja saigi otsustatud, et nendest ruumidest ma kutsun rääkima Eesti kirjanikud. Ja siis ma hakkasin seda kontseptsiooni nagu enda peas arendama, et kuidas olla võiks läheneda nagu arhetüüpselt, et kui me räägime nagu ruumist, et kas see ruum on siis mis, et sõna maja. Ja kirjanikud siis kuidagi ma mõtlesin, et nad võiksid olla siis ühenduses selle majaga, et mis oleks, kui nad räägiksid oma lemmikmajadest. Et see on väga lai teema tegelikult nagu selgus, eks ju. Et 10 lugu said väga erinevad, iga ühe maja tema jaoks oli erinev, kellel oli see väike enda ehitatud puuonn, kellel oli see kunagine lapsepõlvekodu, mis enam talle ei kuulu, kellel oli see lihtne Mustamäe kortermaja, et igal ühel väga erinev ja niimoodi see seiklus nagu algas, et minu jaoks ka täiesti uudse ja ootamatuna ja kõik need lood nagu olid totaalselt erineva energiaga ja mida ma võib-olla kõige rohkem nagu nautisin, oli see võtteperiood, kui ma pidin väljuma oma mugavustsoonist, kohtuma täiesti tundmatu inimesega, et mina kui selline tundmatu filmitegija, siis mul oli uus kaamera, ma ei osanud eriti tehniliselt veel nagu kohe nendel esimestel lugudel kohe nagu läheneda või kohe nagu subjekti nagu intervjuuna nagu avada. Ja esimene film oligi, ma vaatan kohe oma YouTube'i kanalist järgi, oligi Mees ja maja, Anti Saar ja Puuonn Elvas. Et jaa, see oli väga tore esimene selline starter siis sellisele pikale sarjale, kus Anti Saar, kirjanik Anti Saar rääkis enda ehitatud puuonnist ja selline sümboolne ja semiootiline nagu lähenemine samas, aga samas jälle nagu väga lihtne ja selline nagu kõnetav, et just esimene kirjanik nagu sellise sümboolika valis. Ja samamoodi selleks võtteks kuluski kuskil peaaegu terve päev seal Elvas ja siis ma sõitsin rongiga tagasi Tartusse. Ja siis minu mäletamist mööda ma filmisin juba järgmisel päeval, keda ma võisin juba filmida. Mul oli juba järgmine võte ka juba kohe käsil.
Läks vist natukene veel aega, kuni tuli Lauri Sommer ja Talumaja Räästul, nii et nad läksid kõik üsna ühes jutis, mul see ülesfilmimine ja monteerimine nagu algas alles siis, kui kuskil, ma ei tea, 3-4 filmi olid juba nagu materjalina nagu arvutis olemas ja siis ma võtsin nagu aja ja hakkasin nagu monteerima. Ja Anti nagu avas kogu selle loo ja järgmisena oligi Lauri Sommer, kes siis tutvustas oma enda kodu, et see on jälle täiesti teine äärmus, on ju, et kui Anti Saar nagu kutsus mind kuhugi puu otsa, natuke kaugemale võib-olla sellest isiklikust ruumist, siis Lauri Sommeri loo puhul sisenesin ma tema isiklikku ruumi, nii et ta kutsus mind sinna ja usaldas mind ja lubas seal võtet teha. See oli jälle teistmoodi kogemus, kus ma veetsin terve võttepäeva, tegelikult ööpäeva seal ja kogu selles ümbruses ja metsas ja ürgses energias nagu sain filmida ja kindlasti kahtlemata on sellel filmil jälle hoopis omanäoline selline lähenemine, hoopis nagu selline nagu psühhedeelne isegi, kindlasti psühhedeelsem kui Anti Saare film. Anti Saare film oli rohkem selline, ma tean, et ta tahtis rõhutada ka seda pragmaatilisust ja ehitustöö praktilisust ja seda, kuidas asjad valmis saavad, mismoodi need laastud ja liistud seal onnis nagu paiknevad ja mismoodi see kõik nagu välja näeb ja tuleb ja kuidas ta nagu ehitusinsener tehniliselt nagu töötab, et see oli väga informatiivne ja Lauri film oli jälle selline nagu unenäolisem ja rohkem andis ta meile aimu aegade tagusest maailmast. Just. Ja siis ma liikusin edasi ja mu järgmine film on Mees ja maja, Holger Kants ja lapsepõlve kodu Nõmmel. Et see on täiesti jälle selline linnakeskne lugu, kus kirjanik Holger Kants räägib oma kunagisest lapsepõlvekodust. Me käisime Nõmmel, me käisime nendel tuttavatel radadel ja me külastasime ka tema kodu, mis oli mul eelnevalt kokku lepitud uue omanikuga, et see osa nõudis jälle sükest produtsenditööd, võib-olla rohkem kokkuleppimisi ja kooskõlastamisi, mis on ka väga nauditav filmi tegemise juures mulle olnud. Ja et Holger on väga selline sirgjooneline ja väga selline selge inimene, et väga lihtne oli seda võtet nagu läbi viia, sest tal oli tekst nagu mõeldud, mida ta räägib, oli tal juba ennem nagu ette ära mõeldud. Nii et mul oli lihtsalt see salvestamise küsimus ja me tegime lihtsalt mõned duublid, kui oli vaja teksti korrigeerida. Et tema on selline nagu pragmaatilisem nägemus siis majast. Ja väga huvitavad ja värvikad sellised lapsepõlvemälestused, mis on Holger Kantsi loomingule ka nagu omased, on selles filmis. Nii, ma vaatan, mis mul järgmisena siin on. Kaur Riismaa ja Tartu lastekunstikool. Nii et see on mulle väga hingelähedane osa, kuna ma ise olen ju ka lastekunstikooli kasvandik Kuressaarest, et ka pool lapsepõlve seal kunstikoolis veetnud, siis ma väga-väga elasin sellele Kaur Riismaa osale kaasa, kus ta rääkis oma kunstikooli elamustest ja kogemustest, kui ta seal Tartu kunstikoolis siis aega veetis ja haridust omandas. Ja täpselt samamoodi ta räägib ja võrdleb ka seda kunstikooli aega oma praeguse kirjanikutööga, et kuidas ta nagu on saanud nagu visuaalseks mõtlejaks ja läbi selle, et ma olen täiesti 100% nõus, et kunstikoolid, sellised väiksed, väikelinnade kunstikoolid, kas või suure linna kunstikoolid, igal juhul selline kunsti algharidus on ülioluline, sest sa oled siis vastuvõtlikum kui eales varem, sa oled isegi vastuvõtlikum, kui sa oled ülikoolis, et see annab su tegelikult kogu sellisele loomingulisele teekonnale sellise hea ja õige ja kindla suuna. Et kas sa siis hiljem lähed selle kunsti poole, kas sa valid selle oma erialaks või sa ei vali, igal juhul see baas on nagu sul olemas. Et mina samamoodi olen ülitänulik oma kunstikooli aegadele Kuressaares, mis andis mulle nagu sellise hubasuse ja usalduse kunsti vastu, üleüldse nagu üleüldise kunsti vastu ja loomingu vastu. Et see Kauri osa oli väga tore ja see nõudis ka natukene eelproduktsioonitööd, et leppida kokku seal kunstikooli haldajatega ja maja haldajatega ja seal parajasti käisid ju tunnid ka, et ma pidin ka sellega arvestama, et seal lapsed ja noored omandasid kunstitundi
ja siis oligi et Kauri samamoodi väga nagu selge ja kiire võte oli tegelikult, et oli kohe teada, mida ta räägib ja tegime lihtsalt võib-olla mõned duublid ja saime mõlemad osa sellest erilisest ja toredast majast ja energiast, mis ühes lastekunstikoolis nagu valitseb. Et parajasti seal oli väga palju ka ümber laste tehtud töid ja kuidagi mul tuli ka kogu see kunstikooli aeg nagu meelde endale, et väga tore oli seda filmida. Nii, vaatame, mis järgmine on. Mees ja maja, Ivar Sild ja Balti jaam. Et Balti jaam on niisugune Tallinna keskpunkt turistide ja siis inimeste, kes armastavad head toitu ja shoppamist, siis Balti jaam on nagu niisugune tulipunkt ja Ivarile just meeldis sellest rääkida, tema rääkis just sellest Balti jaama, sellest teisest hoonest, kus nüüd on siis vist Mac või Hesburger ja tegi seda ka väga värvikalt ja läbi oma kogemuste siis noore kirjanikuna kunagi, kui ta alustas, et mis siis sel ajal seal toimus, ja päris tegelikult Ivar liigub ka tegelikult väga oma lapsepõlve, mis ei olnud väga roosiline ja kuidagi, kuidas ta nagu põlise linna lapsena siis seal Balti jaamas nagu hängis ja mis ta tegi ja siis ta jõuab kaasaega ja oma olevikku ja siis me räägime nagu sellest, mis sellest Balti jaamast nagu on saanud. Ja väga tore oli jälle, ma mäletan, et väga külm talvepäev oli, et kuskil oligi vist mingi -20 kraadi külma. Ma kartsin, et mul tehnika äkki ei pea vastu, aga kõik nagu sujus. Näpud olid ainult natukene jäätunud, aga sellegi poolest oli väga hea meeleolu ja väga hea tuju ja Ivar on üldse nagu minu meelest inimesena ka nagu kaamera ees hästi vaba ja hästi toetav ja kuidagi meil oli selline väga eriline ja tore sünergia sellel võttel. Et ma olen kõiki nautinud, see monteerimine on absoluutselt nagu eriline, teistmoodi filmimisest endast, et kui sa istudki materjaliga maha ja sa ei ole võib-olla materjali mingi 3 kuud näinud ja sa vaatad sellele peale uuesti, täiesti uue ja värske pilguga ja siis, et mis sealt nagu saab, mis sealt tuleb. Et filmitegijate seas on ka naljakas selline kõnekäänd, et montaažis vaatame. Praegu teeme ära, montaažis vaatame, mis tuleb ja see on täpselt see, et ega sa võttel ei jõua kõikidele asjadele mõelda. Kõik töö käib nagu intuitiivselt, eriti kui sul on selline nagu värske ja kiire dokumentalistika materjal, siis montaaž vormib sellest lõpliku tulemuse, et sa ei saa kõike nagu võttes uuesti teha ja üle teha, nagu võib-olla mängufilmis on, siis doki võlu ongi see, et on autentne ja värske. Ja järgmine osa on Mees ja maja, Jan Kaus ja Aegviidu jaamahoone, et samamoodi see film on väga nostalgiline ja kuna Aegviidus mul endal ka on meeldinud väga käia ja see selline Männimetsa õhustik meenutab mulle väga Saaremaad ja need järved ja kogu see atmosfäär, matka ja vaba ja atmosfäär seal Aegviidus on ja mulle ka väga hingelähedane. Ja see jaamahoone on Jan Kausi vanaema kunagine elupaik ja siis selles osas ta räägibki ja läheb nagu ajas tagasi. Läheb ajas päris kaugele, päris tagasi ja jääb sinna ikkagi pikaks ajaks, et peaaegu terve selle filmi aja me räägime nagu tegelikult vanaemast ja sellest, mis on olnud. Et see on selline nostalgiline osa ja minu meelest sobib just selle Aegviidu atmosfääriga ka, mis kuidagi selline kadunud aegade hõllandus, mis on nagu olemas ja millest on tore teinekord rääkida ja meenutada, et tegelikult ega need asjad ja mõtted ja tunded tegelikult ei ole kuhugi kadunud, et vist nautisingi Jan Kausi filmi tegemist just sellega ka, et oli tore, et ta mind ka sinna kaasa kutsus ja kuidagi jagas neid mõtteid kaamera ees. Neid mõtteid, mida ma siis sellel hetkel täiesti esimest korda kuulsin. Ja muidugi ta luges oma raamatutest asju ette ja kogu selle öiste rongide ja jaamahoone ja perroonide romantikat. Taavi Kangur ja Linnahall. No nii, Linnahall on ju selline legendaarne maamärk ja sümbol meie kõigi jaoks, mitte ainult tallinlaste jaoks, et Linnahalliga mõnel inimesel seonduvad suured kontserdid ja üritused ja staarid välismaa omad ja mõnel seostub see graffititega või mingite muude
kaasaegsemate elementidega, siis jah, linnahall on linnahall ja seda teavad kõik. Ja Taavi Kangur jah rääkis siis oma kogemustest, kui ta oli mitte teismeline, aga kuskil seal 20-ndates ja kuidas ta seal linnahallis siis käis ja seal kontserditest osa sai ja nendest asjadest mul endal oli ka huvitav, ma ei olnud varem kunagi linnahallis nagu sees käinud ja seal nagu olnud ja viibinud, et see lõhn ja see atmosfäär ja valguse puudumine mõnikord tekitas sellise huvitava ja toreda nagu nostalgiatunde küll. Ja järgmine osa on Tarmo Teder ja Kalamaja Saaremaal. Tarmo Teder on minu isa hea sõber või tuttav ja tänu sellele mul oli ka seda väga nagu tore teha seda filmi, sest ma käisin täpselt nendes samades kohtades filmimas, kus minu isa on käinud kalal, lahtede vahel Saaremaal ja täpselt samades paikades nagu saada filmida oli just nagu meenutades oma isa, kes on nüüdseks juba meie hulgast lahkunud 5 aastat ja see osa, kus Tarmo Teder räägib Kalamajast Saaremaal on ütleme siis mõtteliselt nagu olen ma selle oma isale pühendanud. Ja Kalamaja on selline paik Saaremaal, mis on selline vana kalastajate nagu külake, kus on erinevad siis väiksed sellised majakesed, kus saab puhata, kus saab aega veeta, kalal käia, jahil käia, selline tore positiivne paik ja see asub ilusas paigas lahtede vahel, et seal on erinevad siis lahesopid, madalad, sügavamad on ümber ja nendes lahtedes on väga palju kala ja Tarmo Teder räägib kalastamisest ka. Muuhulgas ta on kirjanik, aga talle meeldib ka kala püüda. Ta on kirjanikust kalamees. Jah, et väga sümpaatne ja selline soe ja tore tegemine oli. Filmisime seda 2 osas, ma mäletan, sest meil oli ilmastikuprobleemid. Esimeses osas hakkas tohutult vihma sadama, mul ei olnud võimalik filmida, et mingid kaadrid on ka vihmaga kindlasti seal olemas, aga et ma saaks selle terviku kätte, siis me pidimegi vist pool aastat edasi lükkama ja siis järgmisel aastal proovisime uuesti ja tegimegi nagu 2 osas, et see on niisugune pika produktsiooniga lugu, mis on mulle ka väga-väga armas, kuna see on mu enda kodusaarel ja kuidagi väga kerge ja lihtne oli seal neid kaadreid nagu saada ja kätte nad tulid. Ja järgmine Mees ja maja osa on Leo Saar ja kortermaja Mustamäel, mis on samuti mulle väga armas, kuna Leo on mu hea sõber ja me tunneme juba oma 10 aastat, siis tema selline kirjutamis nagu hoog ja see nagu kirjanikuks nagu kujunemine ja see, kuidas ta kogu aeg ennast nagu eitab kirjanikuna, oli mulle pikalt väga intrigeeriv, sest ma ei olnud näinud nagu ühtegi nii mitte edevat inimest, et tavaliselt kirjanikud ikkagi on, nad tahavad rääkida, nad tahavad ennast avada, nad tahavad oma mõtteid avaldada ja maailmaga kontaktis olla just sellisel ekspressiivsel moel. Aga Leo Saar omamoodi on ka ekspressiivne ja edev, aga ta teeb seda kuidagi nagu väga seestpoolt väljapoole, ma ei oska seletada seda täpselt, igal juhul midagi väga kinematograafilist on minu jaoks Leo Saares. Ja see korter Mustamäel on absoluutselt ka nagu poeetiline, kogu see segadus ja selline loominguline nagu energia, mis tema kodus valitseb. Ja ma tundsin ära, et ma kindlasti tahaksin ka Leod sinna filmisarja rääkima, ta pikalt tegelikult mõtles, kas ta on nõus, aga ta oli nõus ja see sai üles võetud. Igal juhul äärmiselt nagu jälle siuke tore, hea, soe energia, materjali sai väga palju, millegipärast ma ei tea, miks ma seda filmisin kuidagi väga nagu agaralt vist, et mul sai nii palju materjali, et ma lõpuks pidingi kuskil poole materjali lihtsalt välja viskama, et lihtsalt ei mahtunud, ei tulnud see 20 minutit nagu ei tahtnud, läks üle, väga palju läks üle. Jep. Ja olemegi jõudnud viimase Mees ja maja osani, mis on Filimonov, P.I. Filimonov räägib Eesti Kirjanike Liidu hoonest, Eesti Kirjanike majast, Tallinna Kirjanike majast. Ja seda oli ka absoluutselt tore jälle filmida ja monteerida, sest Filimonov on äärmiselt nagu selge ja konkreetne rääkija. Me filmisime kokku, vist oligi tund aega
ja enamus asju, mida ta rääkis, läksid ka filmi sisse, ma ei pidanud seal montaažis mingeid trikke tegema, mitte midagi. Mulle meeldib see osa sellepärast, et see on hästi konkreetne, hästi informatiivne ja hästi nagu intervjuupõhine. Kui enamus filme, Mees ja maja filmid on sellised nagu väga palju katteplaane, väga palju mingit igasugust tilulilu on ju asju, siis Filimonov võtab nagu asja konkreetselt, selgelt kokku. Tema räägib Tallinna kirjanike majast ja kogu see 10-osaline doksari ongi kirjanikest ja just minu meelest ta paneb nagu sellise hästi toreda ja rasvase punkti kogu sellele loole, kogu sellele sarjale ja ma siinkohal tänan kõiki 10 kirjanikku, kõiki neid armsaid inimesi, neid mehi, nende majasid, et nad olid nõus osalema, et nad usaldasid mind, et nad tulid mulle vastu ja tulid kaamera ette ja avasid ennast, avasid neid teemasid ja tegid maailma palju paremaks. See, mis valitses võttepaigas minu ja parajasti kaamera ees rääkiva kirjaniku vahel, oli väga eriline. Kokku said 2 loomingulist inimest, kes mõlemal on oma eesmärk, oma idee siis vaatajale kohale jõuda ja need on olnud minu jaoks äärmiselt õpetlikud ja briljantsed kogemused, need kõik 10, nii et suur aitäh teile, 10 kirjanikku osalemast ja mina tänan teid vaatamast. Mul on väga hea meel, et te olite minuga koos selle väikse vestlussaate, kus ma sain rääkida ära Mees ja maja 10 osast, mis siis kõik selle jooksul toimus, mis ma tegin, eks seda infot tegelikult on veel. Ja ma võiks rääkida veel tund aega, aga ma saan aru, et teil on omad toimetused ja te tahate ka minna eluga edasi ja nüüd olete siis selle ära vaadanud. Mul on hea meel, ma tahan öelda jah, suur aitäh kõik, kes olete mul selle aja jooksul ka mind jälginud, mulle kaasa elanud. Üks etapp minu siis doki tegemise teekonnast on hetkel läbi. 10 Mees ja maja osa on valmis ja ma saan nagu rahuliku südamega võtta järgmise töö, milleks on minu dokumentaalfilm. Tabamat imest on juba päris palju aega möödas ja ma tunnen nüüd, et ma olen nagu valmis, et ma olen piisavalt palju nagu elu näinud juba, piisavalt palju saanud mõelda. Mul on olnud väga palju aega, et see privileeg, et olla selline ajavaba, teha muid asju, mitte kogu aeg ainult loomingut ja filme, et see on minu jaoks olnud nagu suur privileeg ja tänu sellele ma tunnen, et ma olen nüüd küpsem ja kindlasti nagu selgem. Ka ma arvan, et loominguliselt nagu avatum ja igatipidi nagu kohal, et ma arvan, et varsti siis saame jälle uut materjali teile näidata ja rääkida uutest telgitagustest ja uutest filmidest, nii et aitäh teile vaatamast ja kuni järgmise korrani. Tšau!